Kuigi laduse kommunikatsiooni olulisust ei saa ületähtsustada üheski ettevõtmises, on see eriti oluline Päästeameti töös, sest siin on kaalul reaalsed inimelud. Oluline info peab õigel ajal jõudma õigete osapoolteni ja olgu nendeks osapoolteks siis Päästeameti töötajad, partnerid või kodanikud. Ei saa me lubada endale telefonimängu, kus ühest otsast sisse pandud elevant muutub teises otsas sääseks või vastupidi. Tere pärastlõunat! Mina olen Anu Naarits ja mind on siia teie ette palutud sellest, et me täna räägiksime teiega koos ja igaühe kaasabil sellest, kuidas kommunikatsioonstrateegia eesmärke ellu viia aitab. Mina olen elukutselt turundaja ja teinud seda kogu oma teadliku elu, mida on natuke rohkem kui 20 tööaastat ja tõepoolest näinud vist kõik võimalikke turunduse kohti, probleeme, lahendusi ja olukordi. Ja loomulikult see, mis toimub päästevaldkonnas, on selgelt südame ja hingelähedane. Kui vaadata hetk, kui ma peatun sotsiaalse turunduse kui sellise teema ajal üldse, seda ütlevad eksperdid, et seda on umbes 40 aastat olnud. Ja asi sai kunagi alguse sellest, et inimesi üritati panna käituma läbi selle, et neile jagati keelde ja käske ja korraldusi, mida tuleb teha ja kuidas ei tohi teha. Ja tänaseks siis peale 40 aastat õppimist üle kogu maailma oleme me jõudnud siis selleni, et pigem me loome inimestele võimalusi selleks, et nad saaksid hästi ja ohutult ja turvaliselt ja teadlikult käituda, kui see, et me jõuaksime või saaksime neid suunata keeldude või käskude abi. Ja kui vaadata Päästeameti uue strateegiast, siis see koht, kus me kokku puutume või see koht, kus on sisend, mis on sisendkommunikatsioonile, hakkab ju sealt, kus te ütlete, et te olete ennetav elanikkonnakaitse organisatsioon. Keegi, kes arvestab ennetustöös sihtgruppide vajadusi ja võimalusi ja Rainer Nõlvak-Enne tegi väga hea jutustuse sellest, mis asjad need sihtgrupid on ja sellest, kuidas kõik inimesed on erinevad. Ja see turunduse mõte ju tihti ongi see, et me siiski neid erinevaid inimesi üritame natukene mingite tunnuste alla sarnastesse gruppidesse jagada selleks, et meil oleks nendega lihtsam suhelda. Nad on erinevad, neil on erinevad arvamused, aga siiski mingis mõttes sarnased. Ja nüüd on esimene koht, kus ma palun teid täna kaasa mõtlema. Ja kaasa mõtlema selles, et olge kena, meil on nüüd üks esimene suur väljakutse täita ära see tabel. Mis te arvate? Mõelge muga kaasa, öelge kõva häälega, missugused on 10 olulisemat sihtgruppi Päästeameti jaoks järgmiseks 10 aastaks? Öelge valju ja kõva häälega ja Kristi sealt tagant aitab meile need asjad siia seina peale kirjutada, nii et me nad kiiresti kirja saame. Kes tahab esimene olla? Lapsed. Lapsed, väga hea. Läheb kirja lapsed ja siit kuulen. Noorte vanemad. Noorte vanemad, väga hea. Jõuad sa, Kristi? Nii, järgmine grupp. Inimesed. Eakad. Eakad läheb kirja. Järgmine grupp. Invaliidid, töötud, koduperenaised, nii. Eluheedikud äkki? No hea küll. Paneme ka selle joodikute gruppi, las ta olla. Nii, mis grupid meil veel on? Kuhu me jõudnud oleme? Kuule, Kristi, teeme niimoodi, et me paneme nad erinevatesse gruppidesse. Invaliidid üks, töötud teine ja need eluheedikud võib-olla 3. grupp. Siis me saame neid võrdselt hästi käsitleda. Nii, ja see annab meile veel ruumi täita ära mõned sihtgrupid. Kes veel võiks olla päästeameti jaoks olulised? Ettevõtjad, väga hea. Ettevõtjad on järgmine grupp. Kohalike omavalitsuste juhid. Võtame Kristi Joopselt järgi. Ettevõtjad olid, kohalike omavalitsuste juhid olid. Õpetajad olid. Nii. 3. sektor. Õpetajad tulevad veel kirja siia. Õpetajad, just. Nii, kolmas sektor on väga-väga lai. Äkki täpsustaks seda kuidagi? Vabatahtlikud. Anname vabatahtlikud kirja. Ja see jätab meil võimaluse, ja me lõpetamegi 10-ga. Meil on siin 10 gruppi. Üks on puudu. Siit on palju puudu. Ei, üks väga oluline 10 aasta pärast on puudu. Mis on puudu? Immigrant. Kes? Sisserändajad. Ma küsin siis niimoodi, kas nad on nii olulised, et me peaks kellegi siit välja vahetama? Kelle me peaks välja vahetama selleks, et panna sisserändajate grupp?
kiire otsus, mis asjad? Joodikud välja ja sisserändaja vahetame sinna sisse. Minul vahet ei ole, teie otsus. Teeme niimoodi. Kuigi ma arvan, et mõju poolest paneme sisserännanud siia. Töö on huvitavam. Väga hea, see oli esimene ülesanne. Teie järgmine ülesanne on see, et nüüd on see koht, millele Rasmus juba vihjas, et teil on kellelgi toolide all midagi. Ja olge nüüd kenad. Palun vaadake, te peaksite leidma ühe mini-kriptkoti osad teist. Mina leidsin. Kes leidis, lehvitab kõrgele. Ja need nüüd, kes leidsid, olge kenad, see on nüüd hästi kiire paindlikkuse ülesanne. Teie ümber vasakult paremat eest ja tagant. Vasakult paremat eest ja tagant on need inimesed, kellega te mõtlete koos selleks, et seda harjutust lahendada. Mis seal paberi peal on? Ja nüüd koonduge nende inimeste ümber. Tõstke kõrgemale, kellel on sildid. Nii, ja teie juurde mahub veel inimesi. Seal taga ma tean, et on natuke vähe. Tulge pisut ettepoole ja jagage neid ülesandeid. Mul on 3 tükki neid. Ja sul on 3 tükki. Ole kena, mine sinna. Jah, peame võtta need. Ja viin 2 kohta. Ja ma tean, et teil ei olnud, olge, teil on, aga siin on terve hulk härraseid, kes tahaks veel kaasa mõelda, olge kenad, palun teile üks silt. Ja kas on kuskil veel keegi suur grupp inimesi, kus kedagi silti ei ole? Teil ei ole, olge kenad. Ja siin võtke enda ümber gruppeid täiesti tagant. Ja teie ülesanne, mis sinna kirjutatud on, kõlab siis nii. Et te saate siit seina pealt endale sihtgruppi numbrid. Ehk siis, kui te saite ülesande, mis kõlab, kuidas peaks sihtgrupp number 10, nagu siin minu näidislehel on, siis see sihtgrupp number 10 teie jaoks on vabatahtlik. Kellel on sihtgrupp number 1, see mõtleb laste peale, kellel on number 2, mõtleb noorte vanemate peale ja nii edasi. Kas te kõik saite aru, missugusest grupist teil juttu on? Teil on 2 ülesannet. Esiteks, esimene ülesanne on see, kuidas see sihtgrupp peaks käituma aastal 2025, 10 aasta pärast. Missugune on see nende ideaalne käitumine selleks, et õnnetused väheneksid. Ja teine küsimus on see, mida peaksite teie selleks tegema, et nad nii käituksid. Teil on selleks aega 7 minutit. Ja teie aeg on juba käima läinud, nagu ma teie sumina järgi aru saan. Kirjutage vastused paberile ja kui te valmis olete, siis lehvitage ja saatke Indrekule, kes on ühel pool ja Sandrele, kes on teisel pool. No nii, kuidas teil siin läheb? Mis gruppi te saite? Noorte vanemate gruppi mõtteid koguneb? Väga hea. Nii, kas me saaks selle mikri sisse kuidagi? Aitäh. Mis grupp teil on? Teie ei leidnudki paberit. Väga hea, selge, aitäh. Ja kuidas teil läheb? Mis grupiga tegemist? Immigrantide grupp, kuidas läheb mõtetega? Läheb ja tuleb.
Teil on umbes pool aega kulunud. Ja kui olete valmis, saatke lehed Indrekule ja Sandrale. Kellel valmis on, tõstke juba käed, lehvitage ja saatke siit Indrekule ja Sandrale. Ja mõni minut veel aega, siis võiks jõuda. Valmis? Juba saadetud, väga hea. No nii, nüüd on see hetk, kus pange oma viimased mõtted kirja. Saatke ära. Nii, tänan. Väga palju on neid gruppe, kes noorte vanematest on kirjutanud ja juba minuni jõudnud. Suurepärane. Kas me saaks veel mõned lehed? No nii, teie aeg on täis nüüd. Olge kena, pange kirja viimased sõnad ja saatke ära lehed. Sandra, Indrek sealt aitavad. Ja kui vaja on, võite mullegi saata. Tänan teile isegi vaeva nägemas ja kottidesse tagasi panemisega. Tänud! Oi, aitäh! Nii, nüüd hakkab juba looma ja kohe saame kuulda, missugused on teie mõtted. Nii, ja nüüd veel viimased lehed peaksid kõigil kirjas olema. Aitäh! Ja jõuab veel täiesti viimane lehed ka kohale. Ja hakkame pihta siis esimesest grupist.
ja sai vist kõige olulisem ja südamelähedasem ehk siis lapsed. Ja laste kohta on mulle üks grupp saatnud lehe tagasi ja kirjutanud seda, et lapsed peaksid aastal 2025 käituma teadlikult, ettenägevalt ja loomulikult. Ja selleks tuleb neid õpetada, kasvatada ja neil peab olema hea lastetuba. Ja selleks, et aasta 2025 lapsed niimoodi käituksid, siis väga paljud nendest on ju alles veel sündimata, nii et meil on võimalik kõigil neile seda head lastetuba pakkuda. Sihtgrupp number 2 olid noorte laste vanemad ja siin on koguni 3 vastust. Noorte laste vanemad aastal 2025 võiksid või peaksid teadma riske, oskama neid maandada ja viima oma oskuseid ellu. Nad peaksid oskama olla eeskujuks, nad peaksid teadma ja järgima ohutusnõudeid ja nad peaksid oskama kontrollida ja olla tunnustatud, saan ma nii aru. Ja nad peaksid olema ise teadlikud ohtudest, nad peaksid õpetama oma lapsi ja mõjutama neid ja õpetama ohutult käituma ja nad peaksid muutma keskkonna ohutumaks. Need on need ootused, mis me arvame, et 10 aasta pärast lapsevanemad tegema peaksid. Ja Päästeamet saaks siis aidata nii, et ta peaks neid lapsevanemaid koolitama, teavitama. Ta peaks need lapsevanemad suunama nii, et vähemalt üks lastevanematest oleks päästeala vabatahtlik. Nii et kui Eesti rahva arvu oluliselt ei vähene, siis teie vabatahtlik eesmärk võiks väga kiiresti täis ja ületatud saada. Päästeamet peaks tagama juhendmaterjalid, info, koolitama neid ja kaasama neid turvalisuse tagamisse. Ja lisaks sellele tegema info kättesaadavaks ja arusaadavaks, koputama südametunnistusele ja nende vajaduste ja võimalustele vastavate lahenduste pakkumine. Nii et siit on üsna mitmeid häid mõtteid, mida kõike nende lapsevanematega tegema peaks või teha saaks. Siis edasi järgmine grupp eakad. Eakate koha pealt olete te arvanud seda, et nad peaksid käituma ohuteadlikumalt, nad peaksid ise osalema oma sihtgrupis teavitusega ja nad peaksid ise õppima, otsima infot. Nad peaksid tegema koostööd noorema generatsiooniga. Nad peaksid organiseeruma selleks, et suhelda ja rääkida ka ohutuse teemadel ja nad peaksid oskama kasutusele võtta ka uusi tehnoloogilisi lahendusi. Ja lisaks sellele peaks nad olema toetatud võrgustike poolt, nad peaksid seal osalema, neil peaks olema uued teadmised ja innovatsioonidest osavõtt ja peaksid aktiivselt suhtlema. See on see, mida me siis tahaksime, et need eakad, kuidas nad käituksid. Ja see siis, mida me peaksime teadma, on see, et me oleme arvanud, et peaks neile rohkem tegema ennetustööd. Me peaks rääkima tõesti ainult eakatega või ühe sihtgrupina siis eakatega oma kommunikatsioonis. Me peaksime suurendama riigipoolset toetust neile ja oleme ise hoolsamad. Me peaksime märkama neid rohkem, aitama ja jagama neile teadmisi. Nii et tegelikult on palju asju, mida kõike saaks Päästeamet eakate õnnetuste vähendamiseks ära teha. Sihtgrupp number 4 on meil invaliidid ja siin on tulnud ainult üks vastus, nii et ma ei tea, kas see grupp oli niivõrd keeruline või siis kuidagi need lehed jäid siia teie vahele. Aga invaliidide koha pealt siis veel, et nad võiksid teada aastal 2025 võimalikult hästi ohte enda ümber. Nad peaksid teadma, kuidas õnnetustel olukorral käituda ja see, mida Päästeamet saaks teha, peaks tegelema spetsiifilise selgitustööga, mis on suunatud invaliididele, peaks looma vastava keskkonna, milles neil on kerge ohu korral käituda ja abi kutsuda. Nii et suured võimalused veel ees. Sihtgrupp number 5 said meile töötud ja nendega arvasite te siis nii, et töötud peaksid tegutsema vabatahtlikena. Ehk siis lisaks lapsevanematele võiksite see saada veel töötud ja siis on veel suur osa Eesti elanikest ju kaetud. Ja see tegelikult annaks neile võimalusega olla hõivatud ja kaasatud. Nad võiksid osaleda Töötukassa koolitustel, ma saan aru, vee- ja tuleohutusteemalistel koolitustel, nii et üks koostöökoht Töötukassaga kindlasti ja nad võiksid osaleda alkoholiravi ja suitsetamisest loobumise nõustamises. Nii et, aga siis Töötukassa võiks siis olla tõesti see, kes võiks neid aidata ja lisaks neile ka ujumiskursus korraldada.
Siis, ja selle tulemusena nad siis ei tohiks ei juua, suitsetada, midagi süütada, ei uppuda ega kihutada ja olla täiesti ohutud igas tegevuses. Ja siit üsna sarnased teemad järgmisest grupist, kus tegelikult olete arvanud, et neid töötuid võiks aidata üks network või võrgustik, kus nad on siis kaasatud, hõlvatud teie koolitustele, kodukülastustele ja nii aitaks nende vähendada sotsiaalsete pindade tuleohutusriske läbi selle. Ja kolmas grupp siis on arvanud siia lisaks veel, mida te saaksite teha töötutega, et tagada nende teadlikkus koolituste läbi, kaasata nad vabatahtlikuna ja teha neile ka võib-olla eraldi reklaamikampaaniaid. Meie kuues grupp oli sisserändajad ja sisserändajate koha pealt siis 2025 peaksid nad olema viinud ennast kurssi meie seaduste ja normidega ja neid täitma. Nad peaksid suhtlema kogukonnaga, nad peaksid olema teadlikud ja ohte ennetavad, nad peaksid olema lõimunud ja jagama meiega samu väärtusi, nad peaksid oskama riigikeelt, tundma paikkonna riske ja oskust ohtudest hoiduda. Peaksid olema, ja siit juba üsna kordub, ja see siis, mida Päästeamet teha saaks, et neid niimoodi käituma panna, peaks neid kaasama, õpetama, koolitama, motiveerima, töötama koos erinevate rahvusseltsidega ja tõepoolest aitama neid selles keskkonnas kohaneda, ise eeskuju näitama ja tõstma nende teadlikkust. Meie järgmine grupp olid ettevõtjad. Siin on 3 vastust. Ettevõtjate koha pealt olete te arvanud, et nad peaksid toetama vabatahtlikku päästetegevust, ohutuid mõtteviise propageerima, peaksid olema ise aktiivsed ja eeskujuks, nad peaksid aru saama oma tegevuse riskidest, nad peaksid olema ausad, avatud ja peaksid täitma kõiki nõudeid. Ja selleks on neid vaja teavitada, koolitada, tunnustada, nendega teha koostööd. Riik võib-olla võiks tagada maksusoodustusi ja peaks ettevõtjaid panema nägema selle vabatahtlikkuse töö kasulikkust. Te olete arvanud ka, et neid tuleks nõustada ja toetada, koolitada ja tunnustada. Kas me jõuame veel ära kuulata 3 järgmist gruppi? Väga hea. Number 8 grupp on kohalike omavalitsuste juhid, siin on ainult 1 leht tagasi tulnud vastustega ja te olete arvanud, et aastal 2025 nad peaksid olema head riskide hindajad, nad peaksid olema head kogukonna kaasajad ja neil peaks olema korralik materiaalne keskkond. Ja selleks saaks Päästeamet neid koolitada, teavitada, tunnustada ja tuua neile välja ka majanduslik kasu. Ja sihtgrupp number 9 oli meil õpetajad ja siin olete te öelnud, et aastal 2025 peaksid nad oskama õnnetuste õpiväljundid siduda õppekavaga. Ja nad peaksid olema eeskujuks näiteks taaskord vabatahtlikud. Ja see, et neid niimoodi käituma panna, teie saaksite siis seda mõjutada läbi õpetaja koolitusse vastavate õpiväljundite loomist, ehk siis koostöö haridusasutustega, koolide koostöö ohutusasutustega ja edasi näitlikustada ka selgemalt, missugune on õpetaja panus ohutusse. Ja meie viimane grupp, vabatahtlikud, ja siin on natuke pikem kokkuvõte. Vabatahtlike kohta te aastal 2025 olete öelnud, et nad peaksid olema eeskujuks, nad peaksid oskama teisi kaasata, nad peaksid läbi võrgustiku teadmiste vahetamise olema teadlikumad, nad peaksid olema kogukonna turvalisuse eestkõnelejad, nad peaksid läbi kodukülastuste nõustama ja füüsilise keskkonna muutmist turvalisemaks jagama või toetama. Nad peaksid tundma oma kogukonda, kus nad tegutsevad, teadma, mida nad teevad, ehk siis olema väljaõppega kogemuste ja teadmistega ja loomulikult peaksid ohutusalased üritused koju kätte tooma, ehk siis ei oleks tegevus ainult suurtes linnades. Ja see, mida Päästeamet selleks teha saaks, oleks siis see, et panna nad oma töösse uskuma, et nad on vajalikud, kiitma ja tänama neid, tagama neile vahendite olemasolu, tagama nii, et oleks õiged inimesed õiges kohas ja õiged sobivad tööd tegemas. Neid tuleb toetada, kiita, motiveerida, igasugune kommunikatsioon, sisene, väline on oluline. Oluline on neile jagada infot, nõustada, aidata
taaskord tunnustada, kiita, jagada häid edulugusid ja jagada neid ka kogu ühiskonnas. Need olid need asjad, mida me nüüd siin hästi kiiresti, uskumatult 20 minuti jooksul koos teiega ja teie kaasabil jõudsime välja mõelda, ehk siis teie jõudsite. Ja ma väga loodan, et sellist aktiivsust ja energiat teil jätkub selleks samaks järgmiseks 10 aastaks, et kõik need mõtted ja kõik need teised sihtgrupid, kes siia veel ei mahtunud, saaksid ka neile sobiva info, nii et nad sellest aru saaksid. Kellel on vaja teha pai, keda on vaja juhendada ja see on see, mis tõepoolest aitab teil aastaks 2025 iga ühe kaasabil õnnetuste arvu vähendada, nii nagu te oma missioonis näinud olete. Mina soovin teile selleks jõudu.